What's up? Tere hommikust või õhtust või lõunast, oleneb millal te vaatate. Täna siis teine trenn puusaringil on tehtud juba. Võtame edasi pilatest natukene. Kereharjutused. Need ma varastasin boksitreeneri käest. Eks peab autoriõiguse maksma ka. $24 jalaga. Võtad põlvest ja tõmbad. Võiks lugeda sassi. Sirge. Äkki ma ei saa rääkida. Lugeda lihtsaks. Ühe jalaga oli 24, siis kahe jalaga oli 12. Juba tunnen, kuidas kõrvad kõhuli jaoks. Ja viimane. 19. 2 close. 6 päeva. Number one fight show. Nüüd kui veidi puhkad, siis kogu see trenn hakkab mõjuma, et tuleb välja. Kus näitas läbi küll. Kõik jalalöögid tulevad siit kerest. Ja see just seda treenib. Kerest tulevad kõik löögid. Algab. Core strength. Nii, läheb edasi. Selle harjutuse nii on kannatuste rada. 5 minutit kannatus, et see on pikk. Võtab need õlalihased nii verd täis ja krampi, et mõnust ei ole. Siin käes on mul kilosed, mõnikord on 1,5 kilosed, mõnikord 2 kilosed, kuidas kunagi. Võta õlalihastel on päris hästi, et boksis ka, kui oled juba väsinud, siis käed tuleb alati üle hoida. Selle jaoks on hea harjutus. Esimene ongi lihtsalt minut aega hoiada. Kokku 5 minti, siis vahepeal niisugune 5 sekundit siin-seal, kus on vaja puhkust, kus tunned, et on vaja, siis seal on hea ära kasutada. Teine minut on ette ringid. Aga eile oli nagu tõsiselt põnev, et see fight oli väär seda haipi, mis selle ümber oli. See oli muidugi huvitav, et Klitschko on vana kogenud, Joshua noor ja andekas ja oli näha, et Joshua oli alguses pinges või krampis, et ta ei saanud oma tavapärast rütmi kätte ja oli väga nagu pelgas seda Klitschkood. Ja siis viiendas Joshua lõi Klitschko maha korra ja kukkus sinna otsa kohe üritama veel mida knockouti lüüa, aga ta tõmbas ennast energiast nii tühjaks, et see oli naljakas vaadata, et seal viiendas raundis juba oli raske see lihtsalt hingamist tegema. Ja siis Klitschko muidugi vist oli 6. minu arust ei olnud 5. See 6. oli Joshua maha korra. Ja sealt juba oli jah päris põnev, et iga löök võis asja lõpetada, aga lõpuks kuidagi pulgesid nemad umbes 10. Ja siis ma usun, et Joshua tuli siuke vana hea tunne meelde või kui sa 10 raundi juba teinud, siis mingi siuke motoorne mälu on, et
isegi kui sa oled närvis, sul ikkagi kehal tekib see tunne, mis ta tegema peab ja siis ta sai oma rütmi kätte ja pani surve peale Klitškole lõpuks. 10. Klitško löödi uuesti maha ja tõusis püsti muidugi ja siis kohtunik tuli lõpuks vahele ja siis tehniline knockout. Ja selle matši puhul mul oli täiesti ükskõik, et kes võidab, et mõlema puhul oleks hea meel olnud, et ühtepidi kui Klitško võidab, sest ta oleks nagu tõestanud päris palju, et 41-selt niimoodi noore andeka kui ära võita, aga samas, kui see noore andekas võitis, see nagu omamoodi hea ja vaadata. Löögid olid tugevad, et seal tegelikult telekas väga ei saa aru, kui tugevad need löögid on. Näha oli, et nagu tabamus oli, siis oli kohe kas mõni haab või oli keegi maas. Aga kõvad kutid, mõlemad on niisugused atleetlikud ka, et nad on nii raske kaalus. Mingit kaalu võtmist ei ole, aga peale vaatad siis ikka tippvormis. Viimane minut käib. Kuidas ta on? Ja viimane kolm. 5. Tehtud. Vahel ma tegin 2 seerat ka. Täna ei ole isu. Aga selle võtab läbi hästi. Väsinud juba, siis käsi juba oli siia. Läks on võidlemist. Ma olen pehmenduse ka. Ma tean, et mõni ütleb, et seda jobudele, aga ma ei hakka oma selgroogu lõhku. 8 hüpped. Lühike kiire liigutus. Selle ma varastasin oma kergejõustiku treenerit Ukolt, tervitused Ukole. Jalgadele hea kiire plahvatus. Kontakti peale. See on nagu see kuum kartul. Nii kui maad puutud, kohe pead teistpidi üles liikuma. Ma lõpetan 3 seeriat veel. Saame edasi. Kõik rasked on ära veel. Mis raskusega treenid? 42. Pausid on lühikesed, aga teeme 8 ja 8. Minut aega koos. Mis raskustega võiks alustada, kui ei ole varem teinud seda? 40-sega nagu ära.
kindlasti keegi võiks vaadata, et tehnika oleks paigas. Alguses vabalt hästi kergelt. Ei ole eesmärk nagu kohe selga ära tõmmata või midagi. Et alguses võib kilosega ka teha või? No ei, kilosega enam vähe. 5 kilo võiks olla ikka. Tehnikast rääkida, siis kõige tähtsam, et selg oleks lõgus, et ei oleks siin. Hoopis niimoodi. Aga ma ei tea, ma olen praktik. Ma olen aastaid trenni teinud ja välja valinud asjad, mis mulle sobivad. Ja mulle tehnika on ka omandatud. Et sellist kuidagi augajad mul koolitada oleks ikka väljakutse nagu, et katsun. Ise õpiksin selle käigus. Tahtiga meil on siuke hea koostööd, tema õpetab mul boksi, ma õpetan talle jõudu. Ja tal väga hästi toimib ka see jõusaal praegu. Ise kiidab, et ta on siuke kere on tugevam. Siis powerit on tekkinud. Ja ta tublisti käib ka niimoodi järjepidevalt. Et jõusaalis ongi tähtis, et sa kogu aeg käid. Kui sa jääb mingi paus sisse ja lähed jõusaali, siis ongi see, et igalt poolt on kange ja see efekt nagu on vastupidine. Tuleb saada just siuke rütm, et sa kogu aeg käid, teed neid harjutusi ja aasta ringi põhimõtteliselt hoiad seda mingit taset. Kõik oleneb ka hooaja punktist, et praegu mulle võistlusaeg. Ongi üksikud kordused, suled raskused. Mingid vastupidavust ma ei tee. Kõik on selle tulistamise jooks teha. Aga jah, aasta ringi tuleb käia. Välisooajal või treeningu ajal teed rohkem jõudu. Võistlusoajal suhteliselt lühemad, kiiremad. Nii ei ole, et mul võistlus tuleb, ma hakkan jõusaalis käima. See ongi see efekt, et lähed väga kangeks ja igalt poolt valutab. Aga kui sul jõusaalis motivatsioon otsa saab, kas sa tegema pead? Pead teisi spordialasid tegema või leidma mingi huvitava treeningpartnerit. Pead lõbus olema. Kui sa käid ja tuleb tüdimus, taas see tuleb sellest, et sa teed kogu aeg ühte sama asja, et midagi uut ei ole, mingit progressi ei ole, kuskil mingit rekordit ei ole. Siis kaob nagu eesmärk, kui sul on eesmärk ja kui sa näed ka tulemusi, siis annab moti juurde. Ja kui seisma jääb, siis tuleb midagi uut proovida, kas teist vahelduseks teist sporti või teist kava või teist treenerit. Treeningpartnerit, siis treenerit ei pea vahetama kogu aeg. Kaua aega läks, 10 minti äkki ja ma olen päris läbi. Trenn on ka lõpusirgelt pärast. Ja Antid alati oma kohal tagasi. Väga tähtis. Täisvõimsused. Oleks trenn tehtud praegu, siis see oli siis ikka kiire ja kerge ja järgmine nädal võistlus ka praegu oligi lihtsalt toonuse hoidmiseks või pärast kell õhtupoole on veel
rahvatrenn ka. Täna, jah. Ma ei tea, tund aega läks äkki kokku. Suht lüüke. Kuid nüüd sinna antud omale kohale.